videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtleb Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja siin on Vabaduse hääl, saade järjekorra numbriga 130. Mõni aeg tagasi toimus väga olulisel teemal üks veebiseminar, kuidas süvavõltsinguid ära tunda. Kui selle sama seminari oleks teinud Peeter Proos või Telegrami inimesed või Objektiiv, selle väärtus oleks olnud hoopis midagi muud. Aga kui sellist süvavõltsingute teemat õpetavad need, kelle teenistuses ongi selline narratiivi hoidmine, mis iganes alternatiivsed teooriad toimuvale, eos vale. Sellest samast kanalist tuli ka see seminar, kus räägiti vandenõuteooriatest, kuidas MK Ultra, kõik on jama. Ja ma vaatasin seda pilve, mis oli kokku kirjutatud nende väidetavalt vandenõuteooriatega, kes ma mõtlen, see on ju tõestust leidnud. Ma ei tea, et kellele te seda jura teete. Aga me oleme jõudnud kohta, kus inimesed järjest ärkavad, mille üle mul on hea meel. Tuttavad, kes muidu olid sellised, ei tahtnud väga nendel ühiskondlikel teravamatel teemadel kaasa rääkida, sest nad ei tahtnud vastanduda. See on midagi inimlikku. Sa tahadki, et see õhustik oleks harmooniline, meeldiv, aga kui samal ajal sinu sellist igapäevast toimetulekut, eluolu, ükskõik kui kõvasti see pinguta, miski ohustama hakkab ja ohustab juba niimoodi, et mitte, et kuskil mingist ohust räägitakse, vaid see oht on juba niimoodi, et nagu niimoodi kraabib vaikselt, hakkab juba koputama, kägistama, et siis hakkavad inimest rääkima. Ja selle rääkimise vili on see, et ärgataksegi kollektiivselt. Julgetakse küsimusi esitada, julgetakse iseenda tões kahelda, sest kui sa tunnistad endale, et kuram, uskume, valetati, siis sa teed selle protsessi läbi ära ja edaspidi sul ei ole enam seda blokki, mina olen siin, ma tean täpselt, vaid sa oledki avatud sellele, et see kogemus, kui ma nüüd midagi ümber mõtlen, avastan, see ei ole midagi hukatuslikku. See on päris vabastav ja meeldiv tunne. Ego lihtsalt võib hakata seal vahepeal ennast niimoodi üles upitama, mis. Ei ole siin mingit tunnistamist. Aga sellegi poolest ma niimoodi viibimisega, see nädalaid tagasi toimus see seminar, ma ikkagi kuulasin selle ära, sest võib-olla seal on huvitavaid tööriistasid, kuidas siis saada aru, kas see video või pilt on tehtud mingi intellekti abil, kui niimoodi sotsiaalmeedias, ma olen seda varem ka öelnud, et vaatad pilte, sest kohe aru, et see on AI või muusika. AI! Seal samas minu kuklas oli teadmine, et meile näidataksegi seda kehvemat versiooni, et me ei saaks aru, et on olemas ka see versioon, kus sa enam silmaga aru ei saa. Ja seal neid tööriistusid oli päris asjalikke, nii et ma soovitan minu Facebooki lehel, ma jagasin ka seda seminari, minge vaadake, kuulake, slaididel on kenasti kõik need kanalid olemas, kust kaudu siis kontrollida filmide, piltide, videote tõesust, autentsust. Ja selle seminari kirjeldus ise oli selline. Tehisintellekt võimaldab luua ja levitada süvavõltsinguid kiiremini ning soodsamalt kui kunagi varem. See on endaga kaasa toonud pettuste laine, tõstnud küberkiusamise juhtumeid ja tekitab palju segadust igapäevases veebikasutuses. Üha selgemaks saab, et oma silm pole enam kuningas. Delfi uuriva ja faktikontrolli toimetuse ajakirjanik Irene Kilusk, kes on Tartu Ülikooli ajakirjandustudeng, selgitab, millist liiki süvavõltsinguid on olemas, kes ja miks neid loovad ning annab praktilisi nõuandeid, kuidas neid ära tunda. Näidete hulgas on nii kiireid ja lihtsaid nippe lapsevanematele kui keerukamate tööriistade kasutamise õpetus haridustöötajatele koos soovitustega, mismoodi neid koolitundi integreerida. Veebiseminar toimub Telia ja Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituuti projekti Digimentorid raames. Vaata lähemalt meedia.ut.ee lugupidamisega Inger Klesment, meediapädevuse projektijuht. Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut. Ja see kõnepruuk, ma tean, et minu eesti keel ei ole see, mille peale ma ise ütleks, tubli 5+, päris palju on sellist koperdamist ja sõnavara, mis on külge jäänud ja mis nõuab teadlikku enese ümberhäälestamist, mingid sellised hetked, kus lihtsalt täidad tühimikku, ma ei tea miks. See salvestub meisse, aga taotlus peaks olla parem. See on ka üks põhjus, miks ma
pingutan ikkagi leida aega raamatuid lugeda, sest ma tunnen, et see parandab mu eesti keelt. Lugemine parandab mu eesti keelt. Ja kuulata inimesi, kelle eesti keel on väga hea. Selle poolest ma soovitan tõesti esmaspäevaseid lõunatunde. Isegi on päris mitmed oma vead sealt tabanud, et oi jaa, ma ka kasutan seda sõna nii. Ma ka selles kohas olen grammatiliselt täitsa totu. Ja seda seminari kuulata selles mõttes on keeruline, et seda sellist ühesõnaga, et eesti keelt mitte solkida, oleks võinud see seminar olla inglise keeles. Jah, meie Eesti riigi keel on eesti keel, aga fakt on see, et ülikoolis ei lõpeta eesti keelega enam. Või kui sa tõesti ei oska inglise keelt, siis sa pead palkama kellegi, kes tõlgiks sulle neid asju, sest me oleme sellises kohas, kus ongi see Stonglish niimoodi võimust võtnud ja selle koha pealt nii olulist teemat rääkimas, informatsioon selles infooputuses oleks võinud olla keegi tõsiseltvõetavam, asjalikum, aga oli üks lapsajakirjanik. Aga tema ja Marta Wunsch on IFCN ehk ülemaailmna fakti kontrollimise võrgustiku liikmed. Ja ta ütles rõhutatult, et selleks oli väga raske saada. Ja ma tean, et see on nii raske saamine, et minu jaoks on selle osa võimatu. Mina ei saa selleks IFCN liikmeks mitte kunagi. Mul on vale filter. Kas see on raske sinna saada, kui ma ütlen ära, et mina ei saa, kas see tähendab, et see on raske saada, sest mul on vale filter, või siis lihtsalt sa pead olema teatud sorti inimene. Esiteks väga noor, et puuduks elukogemus, teiseks siuke ambitsioonikas noor naine, kes kõik on võimalik, kes juhivad maailma, naised juhivad maailma. Laulavad seda Beyoncé laulu ja kõik on väga äge. Ja toon teieni mõned valitud slaidid. Aga tõesti nende tööriistade jaoks, mis seal olid toodud, kuidas pilte ja videosid leida kinnitust, et tegemist ei ole võltsingutega, ma soovitan ikkagi vaadata seda seminari. Teile toon siis valitud slaidid niimoodi natuke meelelahutuse mõttes. Teemad, mille kohta alati levib valeinfot, alati. Kohalik elu ja poliitika, maksud, seadusemuudatused, erakonnad ja poliitikud, Euroopa Liit ja NATO, sõjad, rahvusvahelised konfliktid ja julgeolek, Ukraina ja Venemaa, USA, Iisrael ja Iraan, prominendid, riigipead ja kuulsused, tervis ja meditsiin, vaktsiinid ja ravimid, ränne, pagulased, sõjapõgenikud, vandenõuteooriad, pandeemiad ja lamemaalased ja nii edasi. Mujal on kuskil ja nii edasi, aga see vandenõuteooriad, see on vist kõige teema üldse selles süvavõltsingut, seal on ikka nii palju valskust ja valet. Ametike need vandenõuteooriad järjest selgub, et need ei olnudki. Need olid vandenõud, mitte teooriad. Ongi reaalselt vandenõud, mida siin meie ümber korraldatakse, ellu viiakse. Kliimamuutused ja looduskatastroofid. Meenutage nüüd mõnda looduskatastroofi, mille kohta löis valeinfo. Ma arvan, et see läheb ka sinna, see kliimamuutused ja looduskatastroofid, see läheb ka sinna. Tegelikult saab nüüd kõik asjad panna vandenõuteooriate alla, sest et see, mis väidetakse, on alati valeinfo. Puudutab neid samuseid vandenõuteooriaid. Sa ei tohi esitada küsimusi, sa ei tohi kahelda narratiivis. Nii nagu ette antakse, selle supi ära sööd. Mis mõttes ei meeldi, mis mõttes tekitab okse maitset, mis mõttes sa tunned, et seest keerab asi pole õige. Ära sööd. Pärast oksendad nurga taga, et teised ei näeks. Sest muidu sa segad teiste söögiisu. Teised ei saa rahulikult süüa, kui nad näevad, et sina selle pasa peale oksele hakkad. Nii, järgmine slaid. Ma ei jõua kõike kontrollida, aga millal kindlasti peaks, kui teema on tervis, finantsotsused, julgeolek ja turvalisus. Aga see julgeoleku teema, mul on küsimus. Ja turvalisus nii samuti, kust ma selle drooni happeningi kohta saaks adekvaatset informatsiooni, väga keeruline. Ja kommunikatsiooni on uputatud miljonid eurod ja kommunikatsiooni eesmärk on, et me ei teaks, mis toimub. Käib üks hämamine, vassimine. Aga jätkan. Emotsionaalne seotus, tugevad väärtusküsimused. Ma arvan, et see on seotud selle sooideoloogia, LGBT, pedofiilia ja kõigi muud asjadega. Sest ja see LGBTIQ+ sisaldab ka pedofiiliat ehk minor attracted teemat. Ja kui ma sellest räägin, siis nende jaoks ilmselt see oleks juba tulukesed põlevad valeinfo. Ja küll nad kuskilt tõmbavad välja mingi üllitise, mis kinnitab, et see on valeinfo.
pedofiilia ei ole eesmärk. Ajaloos ennegi proovitud läbi ülikoolides juurutada, ei ole õnnestunud veel, aga tänaseks päevaks me oleme ühiskonnana jõudnud kohta, kus terve inimene saab aru, et see on vale, taunib täielikult, nulltolerants. Aga need inimesed, kes on juba otsapidi seal sees, neil on omavahel siuke hõimkonna tunne, et omad inimesed, luuakse tööpositsioone, soodsamaid üksteisele, päästetakse üksteist ära, lapspiltnik, kes meil on siin Eestis kõige kuulsam. Kas need lapsed ei vääri õiglust või? Kui me päästsime praegu need lapsed ära, sest see asi maeti maha, kas see on nende laste päästmine? Ma ei taha teada, mis elu need tüdrukud edasi elavad. Sest kui selline tegevus saab, kuidas ma ütlen, vaata meedias me natuke niimoodi, natuke said ikka tuld selle eest, mis sa tegid, aga karistust ei järgne, siis muutub inimesel see karistamatuse tunne millekski, mis võib lõpuks inimest ennastki ehmatada, oi, milleks ma suuteline olen, sest seni oli mingi ilmselt alalhoiu instinkt, et päris nii ei tohi, ei saa, aga tuli välja, et tegid. Midagi juhtunud. Vaadatakse ikka siukse pilguga, et kuradi pervert, pedofil. Aga mis see teeb inimesele, kes on nii suureks puhkunud ennast, et ma olen see... Kes ja miks neid loovad? Infooperatsioonid. Usalduse õõnestamine riigi ja institutsioonide vastu. Ja mina mõtlen, milleks õõnestamisvaev? Kes see nii loll on, et hakkab mingi õõnestamisvaeva nägema? Kui need riigid ja institutsioonid saavad ise ka väga hästi hakkama sellega, et nende usaldus ja tõsiseltvõetavus oleks õõnestatud. Välja arvatud siis need, kes on seal niimoodi lülikestena, töökohal, su sissetulek sõltub sellest, ja kui nemad siis usaldavad, usuvad, loodavad, et ei tuleks välja, et nad tagumikutunde istuvad, et nad genereerivad lihtsalt mingid jura seal. Ja hiljem mul ema tõesti välja, et kõik niimoodi võetakse mingi asi ette, hoog sisse ja siis unustatakse ära. Tema sõnal teistmoodi, aga mõte oli see, et kui tegime ja siis mingi järgmine asi, ja siis mingi järgmine asi. Ja lõpuni teemadega ei mindagi. Kuskilt tuleb rahasüst. Rahasüst läheme edasi. Jälle mingi rahasüst. Läheme edasi. Keda see teenib? Kõiki neid, kes on seal selle pudrukausi juures, aga meie ühiskonda, riiki, rahvast tervikuna ainult kurnab. Infokaos, et inimesed ei usuks enam midagi. Raha teenimine, skämmid, sotsiaalmeediast saadud tulu, trollid. Üks riiklik skämm on mul teiega jagamata, mida Facebookis küll jagasin, kuidas Delfi ajakirjanik oli pannud üles siukse asja, et ma lugesin ja ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et kas see on mingi petuleht tehtud Delfi näoline. Kirjutasin ajakirjanikule mitu korda, et mis asi see on. Ei vasta. Enam teda lehte üles ei leia. Oli vist siuke hetkeline, et konksutame ära, keda konksutada annab ja avua. Inimesed usaldavad oma silmi. Kiusamine. Kokkuvõtte ja peamised nipid. Kaine mõistus ja kriitiline suhtumine enne kõike. Ajakirjandus ja Google on sinu sõbrad. Tagurpidi pildiotsing, hea tööriist tegelikult. Küsi otse allikast. Mina mõtlen, kas me peaks poliitikutelt hakkama otse küsima või ma ei tea, ma olen näinud neid Riigikogu infotunde, nad saavad mingit spetsiaalset koolitust, kuidas vastata nii, et sa ei vasta. Ja kuidas vastata veel nii pikalt. Minu volikogu töönäide on see, et kui sa küsid midagi teraval teemal, siis jutt algab Aadamast ja Eevast, mitte küll nende sõnadega, aga kaugelt ja kõik, mida head on tehtud selle vahepeal. Ja ma olin juba nii frustreeritud sellest, et ma sekkusin, ma ütlesin, ma ei küsinud seda. Selline lugupidamatus tegelikult vastaja poolt, see, et mina sekkun, see on see, et ma pean iseendast lugu ja ma soovin, et see inimene, kes mulle vastab, suhtuks lugupidavalt minu küsimusse. Ja viimane, ära usalda ainult ühte tööriista. Ja nüüd lähen slaidi juurde kaine mõistus. Ole kriitiline sotsiaalmeedias kõige suhtes. Kas miski tekitas sinus sotsiaalmeedias tugevat reaktsiooni? Kas midagi sellist on Eesti ühiskonnas loogiline? Siis ma mõtlen, selles ühiskonnas siin on Covidist alates on need ebaloogilised asjad juba väga midagi tavaliseks saanud. Mingi süstima, see ennetab haigestumist, ennetab nakatamist, ennetab rasket haigestumist, ennetab surma. Ja siis vaatad seda tagantjärgi statistikat, et oi, väga paljud inimesed läksid teise ilma selle süsti pärast.
ja mida näitab statistika, mis meie ühiskonnas siis aset on leidnud, aga inimesed kodudes ei surnud Covidisse. Huvitaval kombel juhtus need asjad üldjuhul ikka haiglas, kus peaks olema just inimene väga hoitud. Aga jah, ma olen nendest protokollidest teile rääkinud. Arstid, kes keeldusid neid surmaprotokolle täitmast, said vabaks oma töökohtadest. Ja jätkan. NIP. Kontrolli usaldusväärseid meediaväljaandeid. Ma oletan, et see on siis Delfi. Ja Google'da. Ära küsi tehisarult, kas miski vastab tõele. Tehisaru on kallutatud ja valetab. Ja siis me jõuamegi sinna, et mitte sattuda sellesse valeinfo kontekst puudub igasugu sildid, mida pannakse külge, kui sa julged asjadest rääkida, küsimusi esitada. Sa pead lihtsalt korrutama seda, mis sulle ette antakse. Siuke meenub inglise keele tunnist ütlus listen and repeat, kuule ja korda. Ja kui seal vahepeal on mingi mõttetegevus, siis see kuule ja korda tundub lihtne, aga kui sa seda praktiseerida püüad, on väga raske ja halb hakkab. Ja siin on meil Eestis Voxratioonis MTÜ, kes saab kenasti raha selle eest, et lükata ümber seda, mida siis inimesed toovad alternatiivinfona esine, et kuulge, et see ei ole päris nii, nagu meile räägitakse, ja siis nemad on väga targad, varikontodega mõllavad ringi. Aga Facebook on appi tulnud, kui ma hiljaaegu ühe ära blokeerisin. Seni oli minu mõte see, et las nad jälgivad, las nad olla, saavad kaikki targemaks. Ma sain aru, et seal on ikka täiesti lühised, seal peab lihtsalt käed üles tõstma, et okei, inimesed. Ma ei tea, kuidas teil see elukene ühel päeval nagu lõpeb, aga see maine teekond teil midagi väga meeldivad küll ei ole, et siis ikka kaastunne tekkis ja haletsus. Ja siis ma blokeerisin ühte ja tuli tekst pakkumine, et kas ma soovin ka ta järgmised kontod ära blokeerida, kui ta teeb uued, et siis ta oleks ka blokeeritud. Ja ma ütlesin jah, sest mõndade puhul ma meeleparandusse väga suurelt ei usu. Ja siis on selline UPS Uhuunduse peegelpilt Facebooki grupp. Ja see on selline nagu tugigrupp, et kui sa oled selles peavoolu narratiivis, et keegi patsutaks sellele, ja, meil on õigus, need on seal lollakad, homöopaatia, et tainepead, vaktsineerimata inimesed ei taha vaktsineeritute verega ülekandeid, lollid, selline teema käib seal. Siis ma mõtlen, et ma ei tea, ma olen selles teoorias nii veendunud ja ka kindlust leidnud, et kui mul oli valikas teine ilm või vereülekanne, siis ma võtsin riski. Ja kui ma verekaotusega olin selles kohas, kus ma kartsin nagu ära kustuda, siis ma lihtsalt ütlesin, et kui minu aeg minna, ma lähen ja kui ei ole, siis juhtub kas või ime ja see ime juhtus. Ja siis mõelda nüüd tagantjärgi, et kui see on tõesti minu selline, et mina arvan, et see on nii. Ja tagantjärgi targana tol hetkel miski juhtis mind ja ma ei lasknud seda vereülekannet teha. Ja ma olen selle eest väga tänulik, et see jõud, kes mind juhtis, teadis, mis on minu huvides. Olgugi, et kõige õigem ja selline adekvaatsem asi oleks olnud ju nõustuda. Arstid soovivad meile ju head. Et tol hetkel see vahetus, kes oli, nad kindlasti soovisidki mulle head. Ja ma nägin, kui häiritud nad olid minu keeldumisest. Ja okei, ma ei taha sellele teemale väga pikalt peatuma jääda. Mõnikord elus juhtuvad teatud olukorrad, mida võiks öelda, et traagiline ja kurb, aga kui hakkad suurt pilti vaatama, siis saad aru, et kõik on omal kohal, igal olukorral on mingi oma sõnum, kas pannakse meie usku proovile ja näidatakse meile, et me peamegi usaldama seda, mis meie sees toimub, ükskõik kui ebaloogiline see on ümbritsevatele, sinust väga palju targematele. Lihtsalt selline liiga isiklik. Aga nendel samustel, kellel on see peavoolu õige, meie teame, ja siis mingi hetk nagu viibimisega ütleb, tegelikult jah, seal mingi biolaboorist olid ja tegelikult jah, USA nagu väga seal sõdid. Igasugu sellised juba klassika asjad, mida esile tuua. Neil on allikatega alati migel lugu. Ja mul on siin üks näide Anagrammi poest, kunagi ostsin huvi pärast lihtsalt euro ja euro 50, ei hakanud sellest rahast vahele. Vaktsiinitasus mina olen endale pildi selgeks teinud. Aga seal olid 2 raamatut niimoodi ühe ja sama riiuli peal, kuidas üks on siis selline usuraamat, uskuma peab, õige, tuleb teha. Ja teine on
skeptiline. Sellel skeptilisel on 3 autorit ja see, et uskuma peab, siin on 1 nimi ainult all. Ilmselt rohkemad ei tahtnud ennast sellise raamatuga siduda, kui sul on mitte ühtegi allikat. Mitte ühtegi. Ma ei tea, kust see info pärineb. Ma ei saa minna kontrollima, kas see on tõene jutt. Ja siin raamatus 188 viidet. Ma saan kõik need allikad välja otsida. Ma ei tea, kumba rohkem uskuda. Ei tea. Ja jätkan. Ja toongi siin teile mõned sellised näited, mis on tõde, aga mille peaks tembeldama valeks, sest see ei lähe selle peavoolu tõega nende Delfi faktikontrolöride tubli tööga kokku. Helen Lasni Facebookile 5. aprillil endine Pfizeri peatoksikoloog dr. Helmut Sterz andis 19. märtsil 2026 Saksamaa parlamendis tunnistusi. Ta ütles otsekoheselt, et mRNA COVID-vaktsiinid ei läbinud korralikke vähiriski kontrolle ajasurve tõttu. Ja masstootmise puhul nad läksid üle bakteriaalsele protsessile, mis jättis viaalidesse märkimisväärse saastumise bakteriaalse DNA-ga. Ta nimetas kogu turule toomist vaktsineerimistragöödiaks ja hindas ainuüksi Saksamaal 10 000 lisasurmasid. Saksamaal arst, kes selle vaktsiini geenimanipulatsioon tegelikult, kes selle asemel süstis mingit neutraalset lahust, teda ei karistatud lõpuks. Miks? Ta ju põhjustas nii suurt kaost või ma ei tea, mida iganes siin ette kujutati, et mida põhjustab inimene, kes ei lase endale neid aineid süstida. Tegelikult ta päästis ära väga paljude inimeste tervised. Kui isegi Pfizeri siseringi töötajad ütlevad nüüd, et seda poleks kunagi tohtinud sellisel viisil heaks kiita, mida meile veel ei räägita? Samasisuline pöördumine on tehtud North Group teadlaste poolt ka meie valitsusele novembris 2024. Ja sellel postitusel on kenasti viited juures, mida kontrollida. Järgmine näide sellest informatsioonist, mis on kindlasti vale. Aga viited juures. Dr. Anti Kukkela Facebooki lehel 4. aprill. Järjest rohkem inimesi nõuab vereülekande vajaduse puhul verd, mis pärineb mitte vaktsineeritutelt ja keeldub verest, mis pärineb vaktsineeritutelt. Artiklis öeldakse, et verepreparaate testitakse nakkuslike ohtude suhtes ja on järelikult ohutud. Ignoreeritakse järjest kasvavat uuringute hulka, mis näitavad vaktsineeritutel esineb tõsiseid süsteemseid tervisehäireid võrreldes mitte vaktsineeritutega. Ainuvõimalik mõistuspärane käitumine inimeste poolt ei leia aga mõistmist meditsiinisüsteemi poolt, mis näitab ilmselgeid reaalsusest irdumise tunnuseid. Jälle kenasti siin see artikkel viitega juures, aga selle kohta leiab infot, et see vaktsineeritute veri teistsugune on. Seda infot leiab ka Google'dades. Google on meie sõber. Maksude kohta pidi valetatama. Ja kes valetab, ma mõtlen, et need samused, kes meil seda maksupoliitika asja ajavad ja justkui need kõige helgemad, kõige targemad on. Triin Türk Facebooki leht 3. aprill. Kirjutasin uuesti EU-komisjonile. Fakt on see, et valitsus ei teatanud Euroopa Komisjonile uuest mootorsõiduki maksu eeskirjast õigeaegselt. Seetõttu eeskiri ei kehti tavainimeste ja ettevõtete kohta. Kuna automaks on seotud autotehniliste näitajatega, CO2 heide, mass, kilovatid, liigitub see Euroopa Liidu tehniliseks eeskirjaks. Sellistele eeskirjadele kehtib range nõue. Kui sa ei teata sellest ette või teatad liiga hilja, siis see eeskiri on tühine. Valitsus kinnitas olulised otsused juba 3. jaanuaril 2025. Selleks hetkeks ei olnud aga Euroopa Komisjoni teavitamisprotsess, direktiivi 2015/1535, veel kaugeltki lõppenud. Euroopa Liidu reeglite järgi on see aga ooteperiood, kus riik ei tohi eeskirja vastu võtta. Eesti riik viis teavitamisprotsessi lõpule alles 19. veebruaril 2025. See tähendab, et maksu jõustumise ettevalmistused käisid ajal, mil Euroopa Liidul ja teistel liikmesriikidel polnud võimalik omapoolseid märkusi teha. Juriidiliselt on see teavitamiskohustuse rikkumine. Viitasin oma kirjas CIA Security kohtulahendile, mille valguses on see aga ränk eksimus, kuna Euroopa kohus on varem öelnud, et selline rikkumine muudab seaduse kehtetuks. Seega Eesti riik rikkus Euroopa Liidu reegleid, seesamune viide 2015/1535. Tuginedes faktidele palusin Euroopa Liidu komisjonil kinnitada, et Eesti valitsuse kehtestatud automaks on ebaseaduslik ja siseriiklikult mitte kohaldatav.
milleks kiirustati selle maksuga, kas kardeti, et varsti tuleb valimised, et teeks ruttu ära selle, laseme vahepeal auru välja ära ja on ikkagi rahvas piisavalt kooritud, sest eesmärk ei ole raha rohkem kokku korjata. Seda raha tuleb igalt poolt uksist ja aknast meil. Nad on müüdavad nahad. Aga just see, et on tellimus, see rahvas viia majanduslikult teatud seisundisse, ettevõtlust kaotada. Aga ma issand, kui inetud ma niimoodi muudkui kirun. TV3 Jürgen Ligi ütleb, tuleb osata rõõmu tunda sellest, mis on antud, mitte ainult kurta. Ja mina mõtlen, et aga kui see, mis meil on antud, selliste pättide ja varaste poolt, sulide poolt kogu aeg ära tõmmatakse. Mulle väga meeldib ütlus, annab Jumal lapse, annab ka leiva. Ma siiralt usun sellesse. Aga kui meie ümber on niivõrd palju selliseid nagu jälgandeid, vastikuid inimesi, kellele pole mitte miski püha ja nad selle leiva kallal muudkui käivad ja neid ei huvita, kas see laps on näljas, kas või see, mis toimub praegu meil sõdadega seoses, kuidas koheldakse lapsi, naisi. Ja need tegelased, kes ei, Ukrainas peab sõda ikka peab kestma. Ja siis levitada Ukraina lippu. Täitsa huvitav mõelda, mida tunnevad need ukrainlased, kes siiamaani kannatavad selle sõja tõttu, kes on oma lähedasi kaotanud, kes elavad pidevas hirmus, et ka nende elu on ohus. Kuidas nemad suhtuvad sellisesse abivalmidusse, et saadame raha ja relvi, las kestab. Ja ega need, kes on sellised varganäod, võimu kuritarvitajad, ega neil muidugi süüme viinu ei ole, sest asi on juba nii must, et kui puhas inimene teeb midagi, mis on väär, see jätab pleki, see hakkab häirima, aga kui sa oled must, siis mingi hetk see must saavutab sellise tumeduse, et kui musta juurde tuleb, sa ei märkagi seda. Aga kui sa peaks hakkama seda mustust sealt ära koristama, siis märkad, et päris jama on. Kas üldse tahadki selle puhtuse poole püüelda, kui seal mustuses on nii mõnus, hea ja lihtne olla, teatud mõttes lihtne. On inimtüüpe, kellele on see lihtne ja on inimesi, kelle jaoks on lihtne just see, kui on see õige tunne, isegi on raskused, kui hinges on selline kergus, siis ma nimetaks seda lihtsaks eluks. Ja jätkan sel teemal, kuidas need, kes on juba läinud mingid teatud teedega, nad sealt naljalt tagasi ei taha keerata. Korruptsiooni pole. Meile muudkui räägitakse, kuidas meil korruptsiooniga on asjad nii hästi. Kuidas nad saavad öelda, et korruptsiooni pole, on see, et see on millekski normaalseks muutunud. Et ei paistaks silma, ei riiva silma. Ja kui selle tähelepanu juhid, et stiilis, et kuulge, et siin peaks konkurss olema, öeldakse sulle, mis sul Tiina vastu on? Niimoodi siiralt, nagu üllatunult, et mis sul Tiina vastu on? Ja niimoodi meil siis nepotism õitseb siin. Lihtsalt üks näide, mis ei ole üldse üksik näide, aga lihtsalt midagi selles loos on kuidagi eriti kriipivalt. Rõuge vald otsis noorsootöökeskuse juhti. Ootamatult otsustas konkursikomisjon, et konkurss luhtus. Kandidaate oli ja seesama, kes postitas selle informatsiooni, ehk siis valla vastuskirja, tema oleks olnud väga hea kandidaat sellele kohale. Mina tean seda inimest lapsest saati. Ta käis meil külakeskusesse lastele pilli mängima, laulsime koos, ringmängud. See oli väga meeldiv aeg oma sellises eheduses ja ilus ja aktiivne, andekas inimene. Ja nüüd äkitselt luhtus konkurss. Ja ma lihtsalt loen, mida tema ise selle kohta kirjutas. Üks huvitav teavitus pealkirjaga konkursi luhtumine jõudis täna minu postkasti. Nimelt tegin inimkatsena aasta Rõuge valda, kuigi tegelikult oma soovis väga kindel ei olnudki. Pigem soovisin kohtuda tänaste otsustajatega ja arutada, mis tähendusega võiks tänases maailmas olla avatud noorsootöö. Olen vabatahtlikuna seda juba 28 aastat teinud läbi rahvapillilaager Võrumaal, Folk Music Camp in Võru Country Võru County Estonia korraldamisel. Samuti töötanud tudengina Viiretsi lastekodus, et juhtida lapsi pillimängu juurde. Eks sama tööd teen täna ka lasteaedades ja koolides Võrus, Otepääl ja Valga vallas, sest mis iganes huvialaga tegelemine
ongi oluline samm, et me ei loeks uudistest neid sõnumeid, mis sealt meile iga päev paisatakse. Inimesed on hädas. Islandi huviharidust ja haridussüsteemi tuuakse täna Eesti erinevates kanalites aina rohkem ja enam eeskujuks. Eks just Islandi kogemusele tuginedes loodud Mõniste kooli muusikapesa loomine 10 aastat tagasi oli samuti oma ajast ees. Ei osanud siis seda keegi väärtustada ega saanud aru selle vajalikkusest. Tänane kiri oli taaskordne näide, et ametnikud töötavad ja toodavad, aga kellele ja milleks? Põhjendus arutelude käigus jõuti järeldusele, et enne värbamisprotsessiga edasi liikumist on vajalik täpsustada ootusi noorsootööjuhi rollile ning tööülesannete ulatusele ja sisule. See põhjendus oli siis sealt samast meilist mul välja kirjutatud. Arutelude käigus jõuti järeldusele, et enne värbamisprotsessiga edasiliikumist on vajalik täpsustada ootusi noorsootööjuhi rollile ning tööülesannete ulatusele ja sisule. Ja kohaliku volikogu liikme kommentaar. Selline ongi praeguse vallavanema juhtimisstiil. Selliseid läbikukkunud konkursse on olnud Rõuge vallas ridamisi. Paar viimast, mis meenuvad, abivallavanema konkurss, koolijuhi konkurss, kus oli 12 kandidaati, samamoodi kuulutati luhtunuks. Neil võiks olla konkursi tingimustes ausalt kirjas, et muu polegi eriti oluline, kui särasilmselt vallavanema imetlemine. Kui kvalifikatsioonilt ja isikuomadustelt parim kandidaat sellele tingimusele ei vasta, siis kuulutatakse konkurss ebaõnnestunuks. Väga häid spetsialiste on ukse taha jäetud. Ja siis vallavanem kurdab volikogus, et inimesed ei taha tööle tulla. Vale puha. Ja niimoodi meil see asi tiksub ja aeg-ajalt antakse inimestele justkui mingit õigluse tunnet, et ei, siin riigis midagi on ikkagi õigesti ka selles aparaadis. Siin hiljaaegu, kui Põllumajandus-Toiduameti üks oluline staažike spetsialist koondati, kes oli ka seotud selle 10 000 sigade piinamise ja tapmisega. See võis inimestele tekitada tunde, et aga midagi on ju parem, justkui nagu head märgid ju, selliseid koondatakse. Ma arvan, et ta ei jää töötuks. Ma arvan, et ennem kui ta sellelt oksalt niimoodi õhku visati, oli juba uus mahlase magusa moksake teda ootamas. Aga meie peame uskuma, et kõik on aus. Koondati, sest et selliseid ikka meil põllumajandus- ja toiduametis ei tohiks olla, kes seda ametkonda tegelikult teatud mõttes naeruvääristavad, teatud mõttes muudavad inimeste jaoks vastikuks, ebausaldusväärseks ja tagatipuks, mis kogu selle toimuva eesmärk on, et meie põllumajandus- ja toidutööstus oleks lihtsalt selline välismaa toetusi, abi, importkaupa, et me ise ei saaks hakkama. Ja kus veel väga palju valeinfot liigub, on kaitseteema. Ja seni ongi see tunne olnud, et peavool just tahab väga valetada ja aidata kaasa sellele mätsimistele ja ka see, kuidas on miljonid eurod kulutatud sellele, et oleks see kommunikatsioon, aga ometigi öelda, lõpuks oleme siis me selles kohas, kus öeldakse, et aga kaitseasju niimoodi ei saagi jagada. Väga mugav siis asju 75 aastaks ära salastada, sest see on ju nii delikaatne info, kui venelane teada saab. Venelane ammu teab kõiki asju enne meid. Võib-olla isegi enne neid juppe, kes meie ette saadetakse rääkima. Sääne saigida tämpene vabahuse hely. Georg es tahak nii pikalt maada, kui ma lootse. Ja et mitte naada tegema saadet, kun on väga palju taustahelly, siis ma jätta ülejäänu info järgmitses kõrras. Ma looda, et esikida poole tunni peale löüdseti midagi, mis on tunda, et olda kullumeni iks väärti aigu ja löüdseti midagi, mis on häätunda, mis tege kergempäs täht säänest tämpest ilma, kus väga palju on rusuvit ja negatiivset asju. Ja mu saan see väga isikliku jagamise peale, mis ma hinnast tervise teemal kõnelsi, sest mujas olda kogemus sääne nagu tugevamba jumaliku ühenduse saamine. Et see tiiet, et on kiäki, kes ükskõik kui võimatuda olukord paistus, aga juhatas ja pead usaldama ja uskma. Ja uskma tuud, kui seda info käib su esihinde seest läbi ja tuu perre tegema otsusid. Aga aituma kullamast ja järgmise kõrrani.